alustame siis saatesarjaga Vabavisked. Millest me räägime? Räägime filmist Kalev ja kohtume siin pingi peal filmi tegijatega, filmis olevate näitlejatega ja kolmandat gruppi ei olegi. Filmi tegijad ja filmis näitlejad. Ma ei tea, miks meid, Kaarel Nõmmikut ja Mattias Naani kutsuti siia, et nendega vestelda, sest me oleme kõige spordikaugemad inimesed, aga äkki see ei olegi eesmärk. Taheti, et oleks veidike humoorikas. Ja. Kas on seda otsustada teie? Esimene saade tuleb kohe siit, kes meil külas on? Külas on Kristjan Sarv, kes kehastas filmis Margus Metstaki. Ja sorry, continuity pärast, ehk siis järjekorra pärast me oleme järjest teinud neid saateid, littinud. Kristjan Sarv ei olnud meil esimesena siin toolis, ta oli vist mingi 4-5, aga see tegelikult ei loe. Ja. Ta lihtsalt mõned laused võib-olla on sellega seotud. Aga sellegi poolest head vaatamist, head kuulamist. Kristjan Sarv. Vabavisked. Vabavisked. Kas niimoodi või? Võta, või siis just nii. Kui sa oled kõvasti on ju veel pikem kui teised, ma paneks su siia istuma ja siis vaataks kaadri üle, et äkki tükkas mingi üllatus. Kohe hakatakse puid alla panema. Teiste näitlete nimesid, mis see Arturs ka tuleb teile või? Pole tabelis ei ole. Leedust või sealt Lätist. Ma ei oska läti keel. Inglise keelest saab aru täitsa. Saab. Ta oli põhipullivend. Ta on sealt Riia Nukuteatrist. Toi. Mul oli üks Läti tüübiga, siis näed, et neil ikka inglise keelega on veidi teistsugune. Mis tal oli? Ütles nagu kihlatu kohta, ütles fiancé. Aga see ongi nagu Läti pärane. Ja siis teine, ja siis üks sõbrants, Läti sõbrants ütles filmide kohta, ütles movie film. No kinofilm samas ju tegelikult tuleb just kui vene keeles. Nad räägivad. Ja no selles mõttes ja veel see ka, et movie film, et nagu siis on ka TV-film. Aga tere Kristjan Sarv. Tere Kristjan Sarv. Kehastad siis Kalevi mängufilmis... Ma kohe katkestan. Jälle, teist korda juba, see meil 5 külaline, ma kogu aeg sõidan sisse talle. See on praegu kõige kuulsam näitlejatest, nagu, et seepärast meil on närveid suuremad. Meil on siin siuke põhjakiht käinud. Kes on, nimed jäi meelde, et Tanel Maaten, Siim Maaten, Peterson, keegi, see on see kõige näotum. Joonatan. Ja Joonatan Peterson, siis oli, ühesõnaga jah, sa oled nagu kõige kuulsam praegu. Lembitu poeg. Ja just. No. Ja homme trumpab sind homme tuleb põhivennad või? Ei, homme trumpab Essa esimest korda kõik üle sind ja see on siis Võigemast. Ja aga praegu see on kõige kuulsam. Sõidab Ferrariga ette. Selles mõttes, alati on me guugeldanud, nagu sinu nagu ma teadsin paljud nägusid, ma kohe Siim Maateni puhul mis on ju guugeldad. See on sina, no see on üsna sina. On ju? On see, jah. See oli mul passipilti. Ja, nii. Ja siis alati on võrrelnud ka, et see oled sina, ja siis tuleb see Kuusmast nagu väga palju Metstakist. Metstakist tolleaegselt paremaid pilte ei ole väga palju. Tee seda nägu korra. Ma kusjuures tegin kuskil, mul oli siuke pilt on olemas. On jah, siis me võtame selle. Te võite leida selle kusagil. See on ühest teisest filmist. Ja seda võib netist leida küll. Selle me võtsime aluseks, kui me tegime neid promovõtteid, et saada produtsentidelt pappi. Siis üks neist oli see ja ma võin palliga kätte võtma. Ära avamast, see on kinni. Pärast me peame kinni. Ma pean kukkus. Igastahes sarnasus, minu jaoks on Metstak hästi nurgeline olnud alati. Nagu näopoolest. Seda ma ei osanud. Lihtsalt, kui Metstaki peale mõtlen, siis tuleb kohe kaljust tahutud mees, vaata. Et sinus mõttes... Ma olen natuke väiksem ja väiksemate gabariitidega. Maskuliinne ja niimoodi, aga kui ma näiteks guugeldasin seda pilti, või ma ei guugeldanud seda pilti, et Kristjan Sarv laughing and looking at something in the ceiling. Seda ma ei guugeldanud, ma lihtsalt leidsin selle. Ja siis mul meenus, et keda sa tahtsid mulle meenutanud, see ei ole puude alla panemine. Vaata seda pilti lähemalt. Sa viskasid selle käest ära. Ja, seal on üks detail. Ma tegin sel ajal üht sarja, kui see pilt on tehtud.
ja ma mõtlesin, et mul oleks hea mõte oleks teha seda rolli ilma kulmudeta. Seda panin tähele, jah. Ehk siis ma mängisin tulnukat ja see on mu tulnuka nägu. Oota, mis sari see oli? IT-planeet. See, ja, Nafta tegi, just. Nafta tegi, jah. Millal see? See tükk aega tagasi, 2011. Seal oli Merivoo vist. Merivoo oli stsenarist seal, jah. Okei. Ai, aga lihtsalt sinuga seoses alati mul meenunud see tegelane. Kas on varem öelnud või? See ei ole puuda alla palju, see on just nii armas seos minu jaoks. King Paul. King Paul, jah. King Paul. Et kui tuleb Naksitrallide ajal film. Jah. Ma võin teha. Kaarel mängib muffi, jah. Ma oleks väga hea muffi. Aga selle kulmudeta pildiga, siis ma tegin ka ühte sarja. Ja kuna mul oli hea mõte, et ma teen selle tulnuka ilma kulmudeta, siis ma selle teist sarja seal, nad pidid mulle kulmud joonistama. Ehk siis kui TV3 arhiivis sobrada, siis leiab sealt joonistatud kulmudega tegelase ühest sarjast. Kõik vaatajad kuulejad kuugeldage hulluks. Ja mulle vahepeal oli Eestis, ma ei tea, kas see nüüd üks kadus ära, aga oli see Eesti kanal. Mingi Telia Levis on olemas. Ja seal on neid vanu sarju näitab Malmsteni osaga. Kui Malmsten tuleb külla meile, siis ma tahan kindlasti üles tuua Veri. Vabariik. Oi, seal on kulda. Salmoneid enam ei ole. Salmonid läksid kaduma. Oli kassetikriis. Ja siis nüüd lihtsalt salvestati üle. Sellest on nagu sitaks ka. See on nii Eesti nagu. Kuidas saab? Ja Õnne 13 esimene hooaeg vahepeal näitame uuesti, see on nagu, kuidas te üles ei poonud kõik ennast. Nagu, ma mõtlen, see on nii masendav lihtsalt kogu see. On ju nagu Õnne 13 esimene, siis tundus, et see ongi meie elu, vaata. Kuidas me elasime, fuck, õudne. Aga me elasime, mõlema. Just. Kuidas sa tegid eeltööd Metstakil? Mina temaga kokku ei julenud saada. Ei julenud, sest mina kartsin, et ma saan talt küünarnukiga. Sest kui ma esimesse sinna Kossu proovi, mul oli mitu vigastust. Et ma alustasin seda suurt nagu filmi teekonda niimoodi, et ma tõmbasin mul istmiku närvi ära nagu kohe, liiga kõvasti hakkasin trenni tegema ja ja siis mul jäi treening paariks nädalaks jäi soiku ja siis kui ma esimesse korvpallitrenni läksin, kus meil oli Aivar Kuusma isiklikult oli treener, siis ta pidi naerukrambid saama, et me teeme komöödiat, et siuke vend tuleb siia nüüd nagu Margat mängima. Et Oota, sul Kossu mingi taust on üldse olemas? Ei ole. Aga mul oligi see, et mul oli koolis oli üks õpetajatest oli Metstaki naine. Ja siis ta oli meil aktustel oli ka Eda, just. See eeltöö mul tehtud. Et käis nagu Kossu Metstak käis siis aktustel ka ja sealt ikka oli, mul jäi meelde, et ta oli nagu turvamehe hoiakuga. Et ta oli kogu aeg veidi nagu niimoodi vaatas nagu üle. No ta on pikk tüüp ka, nagu selline pikk mast ja kogu aeg nagu pigem niimoodi. See on 27 või? Mul on minust pikem, jah? 26. Ma olen, mis nagu ma olen 196. Me olime kõik niimoodi 10 senti kuni, ma ei tea, 15 senti lühemad nagu originaalist. Pandi tallad ka alla kõigile. Ei pandi. Pigem on kõik veidi lühemad lihtsalt. Kõik on väiksed. Oleme väikekalev. Top tehti ju, see Topi keskus tehti natuke madalamaks. Selle jaoks, et oleks nagu proportsioonid tehtud proportsioone, kuradi Metstak pidi seal filmis pealt panema, aga kuna korvi alla ei toodud, et siis jäi nüüd võtmata. Sellest on kahju. Oota, aga kes sa rääkis, et te tegite, vahepeal proovisite, tegite võistlusi kuttidega? Et kas sa proovisid nagu korvi ära või? Ära ikka puutun, jah. No pealt panna, siis sa pead palli kõrguse veel. Siis peab ikka natuke veel aga ei, mul oli mitu vigastust. Ma kuulasin nii palju intervjuud, kui ma leidsin, nagu, et mis ta on rääkinud ja siis otsisin seda kõne maneeri ja hoiakut ja nagu tegelesin rolliga nii nagu see, mis mängust puudu jääb, et selle siis näitlemeisterlikkusega nagu kompenseerida. Et ma loodan, et on õiged kohad Ove leidis ja pani filmi sisse. Ma ei ole küll näinud, aga ausõna vesimärgiga seda nagu seda faili me ei ole näinud, aga väga nagu mäng on küll, ma kujutan, et väga veeneb seal filmis. Meiesuguste amat, nagu mitte spordifännide jaoks.
eks me trenni tegime. Kuusma sõimas meid. Said sõimata kõik? Hakka põrkatage korra. Aga see on päris raske on ju mingi... No loomulikult sa ei tohi palju vaadata ju. Vana sa oled? 42. No võt, see ongi ma pidin nooremat meest mängima. Ja Metstak oli palju, kui vana ta siis? 29. Raisk, ja. Kõvasti nooremat meest mängima. Aga üldse nagu 42 aastane, no siis said 40, kui filmimine oli, et sõimata saadega nagu päris vastik. Kuusma käest või? Väga okei. See on okei. Kui kellelgi sõimata saada, siis... Kui kellelgi, siis kus sealt on... Siis ma tegin alles hiljuti... Sumo võib sõimata. Üle 2 aasta tagasi alles tegin load on ja ma praegu 37 sama varsti ja siis nagu... Võt see ei ole tore, jah. Nagu nii, nagu sa tuled iga kord ära põhimõtteliselt nuuksudes nagu 30 mingi 4-aastase mehena. No see selleks. Ei no Kuusmaal närvid korras selles mõttes, et ta ikka pool naljaga väga tõsiselt meid nagu... No ikkagi spordimehe hing, noh, et mida sa kurat jamad. Ei tea, kas Ove ütles talle ka äkki mingi asja, et ära tagasi hoia või midagi, et nagu... Vabalt võis öelda. Ja tee nagu need oleks mingi nolgid, kes eelmine päev perse saatsid või midagi. Ja siis tuleb intensiivne. Aga paks nahk peab anyway olema. Selles mõttes, et ära seda ka südamesse võtta, seda autojuhi... Ei, ma olen praegu 2 aastat sõitnud. See on chill nagu ju. Jaa, ei no muidugi, aga ego... Karv, see on tema probleem, et ta karjub. Ego on ikka, aga sa näitlejana, kuidas... Sest teatris see on nagu tavaline värk ju. Seda küll, et lavastel katus sõitma hakkab vahepeal. Tähendab enam vist mitte nii väga nagu, seda enam ei tolereerita ka vanasti, noh. Siis kui ma veel koolis käisin, siis see oli okei. Vahepeal ikka viskab ära nagu pealt selle kaane ja siis tuleb. Aga teatrisaalist proovid on nivoo mõttes on vaiksemaks jäänud või? See vist on jah. Veidi on. Vähem tobi ja vähem suitsuhais või vähem karjumist ja vähem alkoholi. Vähem pohmelli. Ma ei tea, kas tükid on ka vaiksemaks jäänud. Kõik sosistavad. See alles hiljuti oli mingi kohtukaasus, kus üks neiu kaebas lavaka kohtusse, et sai tagasi muide, lõpetas ära nüüd diplom käes. Ongi jah? Jah, ta nimi... Ma rolle ka saanud ei tea või? Mine tea, jah. No nagu ongi just see, et vanasti oligi nagu, kui sa läksid lavakasse, siis eos oli juba teada, et sa hakkad rämedalt nagu... Nuuti. Jah, ja siis nüüd oli... Ekaga sama, ma olen Eka lõpetanud, et seal ikka Laapin ikka sõimas sind nagu, noh, see oli nagu, no sa juba eeldasid seda, et nagu ikka, sa saad ikka rämedalt sõimata ja lõpuks oled meister, on ju. Aga nüüd on see, et aga ma tahangi olla selline, et miks ma ei vaata ja kunst on subjektiivne ja siis nagu... See on vale koht. Jah. Ei, me ei öelnud midagi konkreetse inimese kohta. Maria Liive, ja tuli meelde, jah. Aga ta paras Naaskel ka, ma olen korra läinud teda nagu lavakõne eksamil. Isegi Naaskel, ei noh, mis asja. Annet ju on, noh. No ma ei teadnud üldse. Kui on konflikt nagu õppejõuga, noh, see on juba teine asi nagu, et ma nagu ette ei heida kaasaegne inimene, noh, minu ei oleks selle pealegi tulnud, et nüüd peaks mõne õppejõuga kohtusse ja võtke kooli tagasi, aga näe. Ajad on muutunud. Torkas ära. See on see, et Robert Sarv populariseerib siin lihtsalt nagu kohtusse kaebamist. See on kus just nime käim? No võtma, Ameerika järgi. Sugulased ei ole. Ei ole. Kiirelt nagu see joon maa, et ei ole. Aga sul oli... Jaa, ma hakkasin... Sul on küsimusi ka veel õnnike. Vaata, meil on täiesti... Vaata, aga miks... see. Meil käis see Siim Maaten siin ja tema ütles, et... Tema oskas meist ainsana kossu mängida. Jah, just tema... mängin ka. Vabatahtlik treener tekkis. Ta oli vabatahtlik õpetaja, bioloogia, füüsika ja... Kõik õpetus, järeleaitamistunnid. Obiteatri. Aga ta ütles, et sinul oli massaaži püstol ainukesena. Noh, mitte, et kõigil oleks pidanud olema standardvarustus. Soetasin omale selle, jah, sellepärast, et see oli nagu karm, et krampikiskus ja siis hea, kui mingi asi vibreerib kuskil. Aga kas see on... Mis see massaaži püstol on? See on siuke device, mis teeb... Siis paned omale jälle vastu ja siis... Okei. Aga mis kõige enne viga hakkasid saama põlved, on see õige või? Et põlv ikka läheb. Mis see profi kossuvennad, millal neil pension hakkab? 34-selt tavaliselt või? Marga oli kõva mees vist 45. Tema oli 45. Tema on kõige vanem koll, kes mängis veel, aga ei muidugi, põlved on läbi ja hüppad ju kogu aeg, maantad ja kukud. Ja sa hakkasid esimest korda tegema. Palju kaua sul Grimmiga läks? See ei olnud tulnud, mul pandi juuksed pähe ainult. Aga kuidas see pandi ükshaaval või?
nagu juuks. Ei, teeb. Istutati. Oleks võinud, noh, see oleks praegu ka veel alles, aga näe. Üks neiu Kristel vist on selle paruka kunstniku tegija nimi, kes tegi selline pool parukas tehakse, võetakse peast niimoodi kõnksest kiilakas kohast võetakse jäljend ja siis selle järgi täpselt tehti Lats on selle pool paruka nimi ja siis Lats pähe. Ta on see sama Kristel tegi Vello Orumetsale ka. Maybe. Ta on küll suhteliselt noor. Ja, aga ta tegigi nagu väga väiksena. Ta on nagu paruka meistrite Mozart selles mõttes nagu, et hästi noor. Täta Vellol ei olnud see väga nagu nähtamatu. Ja, aga sellepärast ta oli 2 aastane, kui ta tegi neid, mis sa tahad nagu. Sa lihtsalt tuled nagu Kristjan Sardab siia mõnitab Eesti kõige geniaalsemad parukameistrid parukast, mis ta tegi 2 aastaselt. See oli ajad on muutunud, naisi ei kohelda niimoodi. Aga ma küsin ühe küsimuse. Mida? Me läheme teise teemani. Läheme teiseste teemade juurde. Et film Kalev. Jah. Miks sellist filmi? Miks, jah, hea küsimus. Aastal 2022 oma Eesti inimestele näidata. Miks see lugu on oluline? See resissöör ka tuleb teil rääkima siia. No ma ei tea, äkki ta oskab paremini vastata. Me paneme copy-paste'ime tema vastuse. Ma ei tea, kuidas selle korvpalliga praegu on, noh, et selles mõttes, et ma väga ei jälgi, aga tundub, et poistel nagu väga hästi ei lähe, et võib-olla on korvpalli vaja boostida, sest korvpall oli tol ajal, ta oli nagu rahvussport. Siis tuli Pohlak oma jalgpalliga ja sellest ajast peal on jalgpall. Aga mina olen veel selles vanuses, kes nägi neid kutte nagu võitmas seda, noh, ühesõnaga karikat, on ju. Sõid koha peal ka või? Ei olnud telekust vaatasin. Aga paari mängu nägin ka laivis. Et see oli kuidagi suur asi või noh, kõvad poisid olid. Ja oma sangareid peab rahvale ikka meelde tuletama. Ma arvan. Aga kui sisse sa läksid rolli? Oli sul nagu, et kui teil on nii hektiline see võtteperiood, kes sul oli nii, et nüüd me oleme Metstak või ja siis öeldi, et kuule, et nüüd pool aastat me ei tee midagi, et siis olid veidi veel Metstak ja siis tagasi või sul on niimoodi päeva pealt läbi. Ei no ikka mingid ankrud on vaja endale tekitada. Nii nagu ikka. Et naisele vahepeal seda küünalnukiga ei võtnud mingit nagu serviisi kapist. Mul oli üks intervjuu, mingi vana lugu nagu ERR-i arhiivist. Puhuvad. Kõik puhuvad on vist. Kus oli Metstakiga pikk intervjuu, kus ta räägib oma nooruspõlvest, kuidas temast korvpallur sai ja ta on seal 40 tuuris. Et ma siis kuulasin selle jälle läbi. See on enam vähem jälle kätte. Tiit Sokk oli väga hea mees. Noh, sai nagu selle mingi Metstaki maneeri ja noh, et lähed vaikselt sisse, hakkad nagu, kuidas ta mõtleb ja kuidas mõtleb, kuidas ta kordused tulevad sisse. Sellised asjad. Et lähed niimoodi nagu vaikselt sisse. Sinna tuleb soundtrack alla ja see oli hea. See näitasid praegu, mida ikkagi lavakas teeb. See on ikka. See tegelikult näitlemise asjaga. Sa oled selle näitlemisega. Ja siis teine asi, noh, mänge vaatasin, et kuidas ta platsil või mis asendid ja noh, kuidas ta on, et noh, käed olid puusas tihti ja et mismoodi ta kõnnib seal. Et need kutik, kes teda teadsid, kellel ta on treener olnud, meil olid vastas ikkagi mängijad, kes on nagu esimeses liigas ja noh, mõni isegi praegu on vist kõrgliigas praegu Eestis. Et ikkagi vaatasid kõrvalt ja sain kiita, noh, ja sealt sai ka nagu, et mis ta tegi ja kuidas ta suhtus ja mingid lugusid nagu kuuled jälle, et Marga tegi seda või. Mis Marga või? Marga oli tema hüüdnimi ja Kuusma oli sumo. Ja seda ma tean, sellest kõik räägivad. Räägiti ka, miks või? Kuidas ta Krasnojarskis või kuskil oli mäng on ju Kalevil ja põrand oli nii mäda, et vana kukkus läbi põranda ja saagati sumoks hüüdma. Paks, no. Aga Metstak oli minu mälu järgi ja kui ma olin fotosid ka läbi lapanud, et tema nagu kõige atleetlikum. Ta oli loom, jah. Jaa, ikka jõhker. Aga kusjuures ma ei ole küll filmi näinud, okei, olen näinud natukene, et sul tegelikult noh, ütlen, jooned teised, aga petab ära küll nagu isegi. No kaugelt petab üldplaanis äkki, jah. See on nagu kompliment isegi nagu. Thanks. Noh, siuke nagu
et nagu täitsa, noh, et lihtsalt minu jaoks Metstak ongi nagu kivist lahutud mees nagu. Aga praegu, kui sa ütlesid see, et käed puusas, siis ma olen mingit pilte näinud, kus see tuli ei, mõtlen just sinust nagu neid mingid, et kus seal on ka nüüd see. Jah, seal Helena sarjas. Aga rääkideski, mis praegu käsid, selles mõttes, et sa oled selline salapärane mees. Et millega tegeled, natuke on nagu. Sul vist TikToki ja Instagrami ei ole. Hoiad selle osa nagu. Mul isegi on Instagram, aga ma enam ei postita sinna väga midagi. Tambet Tuis postitab endast ilusat pilti. Minust ei ole midagi pannud. Ei, endast ikka. Sa võid maksta talle, ta võib sinu kontot manageerida. Mul on Instagram küll, jah, aga ma ei tea, imelik on nagu postitada. 40 mehena. Jah. See vanus Too old for this shit. No mis? Mida? No praegu hakkab mingi teatrivärk hakkab. Ma tegin just teatrit Tõstamaal, suvetükki. Sellel tõmbas mind joone alla. Läbi kõigi elude ma otsin siin. Tamir Salimjanov käis Udmurtiast lavastamas. Juba eelmine aasta. See aasta tegime veel. Mis temaatika? See oli selline, ta ise oli kirjutanud loo sellest, kuidas filmivõtetel satub mingi salapärane naisterahvas režissööri juurde. Režissööri mängis Kristo Viiding, salapärast naisterahvast Jale Napp. Ja siis neil ühesõnaga seal tekivad mingid sündmused. Jah, sellega seonduvalt. Et kui nüüd meil huvi tekkis, siis seda enam ei näe. Seda vist enam ei näe. Aga ei filmitud ka? Või filmitud? See on üles võetud küll ühe kaameraga. Okay. Aga samas võite nagu Märt Mjoosiga ühendust võtta, seal on raami all. Et ajab trupi kokku. Ja teeme uuesti. Sünnipäeval mingi, sul tuleb äkki midagi sünna. Mul õde käis just seda vaatama. Ja nüüd hakkame teatris hakkame kütma. Albert Camus on kirjutanud sellise asja nagu Võõras. Ühest kahtlasest mehest, Merceau nimelisest mehest, kes teeb ühe paha asja ja ei saa ise aru, millega ta hakkama sai. Peakski seda uuesti lugema, see on nii hea. No võt, ja siis mina mängin seal uurijat. Ma ütlen, see on Prantsuse lütsumis käinud, ütle Camus, Albert Camus. Camus. Albert Camus. Aga mindest sa rääkisid, mis tulemas on, aga tulles korra tagasi, mis sa teinud oled, sa oled seal Islandi filmis Mihkel minu teada. Seal ma mängisin mingi sutsu. Jah, väike suts on ju, aga lihtsalt sattusid sinna võttele ikkagi on ju, selles mõttes, et noh, et see ja ikka roll nägid võtet. Kas seal on tunda, et Eesti on nagu, võib öelda, et Eestis on põhimõtteliselt samamoodi käivad asjad nagu väljamaal? Et või on näha ikkagi mingit vahet seal? Minu arust on niimoodi, et iga mis puudutab Eesti nagu seda tehnilist taset, siis see mingi küsimust, noh, et see, muidu nad ei tuleks siia tegema need välismaa tüübid üldse. Aga igal võttel on ikkagi režissöör ja operaator määravad selle, noh, tekitavad selle atmosfääri või noh, iga võte on erinev, nii nagu teatris iga lavastaja tuleb oma maailmaga, nii on ka filmis iga režissöör tuleb oma maailma ja oma arusaamadega. Et selles mõttes oma töö meetodiga, et noh, Ove noorema ja sportlikuma mehena tahtis rohkem actionit ja oli tehnilisem võib-olla noh, näitlejaga ja noh, oli natuke võõrastas alguses näitlejat. Ilmar Raagiga tegin ühte lastefilmi, see piraadifilm ka varsti tuleb, järgmine aasta vist, Eerik Kivisüda. No jah, sellest on palju juttu. See oli tore, noh, et Ilmar vana filmikuruna lasi lihtsalt lustida piraatidel ja noh, väga vähe segas nagu vahele. Islandil muidugi... Islandi tüübid olid ja need tüübid olid niimoodi, seal oli selline tandem, kes niimoodi nagu mõtlesid koos, olid väga naljakad. Tulid mõlemad sellised ruuduliste sogedega ja niimoodi lipsuga ja tweed ruuduline ülikond oli vist mõlemal minu arvust. Ja olidki sellised tüübid nagu karakterid kuskilt 30ndate filmist, kes lihtsalt töötasid väga ägeda tandemina koos. Oligi režissööri duo nagu jah? Režissöör-operaator. Islandi on muidugi nii vähe inimesed, nad mängivad seal jalka meeskonnas kui kindlasti. Seal oli ju, et jalka EM-il või kus nad said edasi hästi kaugele ja siis tuli välja, et enamus olid kuskilt... Arstid ja... No hobi jalgpall olid, aga... Ja. Kas sul seal mingid trennide või filmimiste käigus lõi see Metstak nagu välja ka, et kas sai keegi viga ka äkki sellega nagu päriselt, kui sa seal pisid veidi küünar nukitama, et...
Siim Mahaten ühes proovis sai ja täiesti kogemata, ka lauavõitluses. Ma lihtsalt alla tulles ta nägu jäi ette. Okei. Oli siis korraks 2 päeva oli tüliga. Peri oli ka väljas. Oli et ega see on füüsiline, see on väga füüsiline koht, see keskmängija koht. Nagu. Nii palju ma sain targemaks. Et nagu see Metstak ise ka intervjuus ütleb, et sa pead hoidma oma selle, et see on tema maa-ala ja teid trügi siia. No. Ja seal kuulsid ka lugusid, et esimesed võõrlegionärid, siis kui Metstak oli lauas, siis nad ründelauas, nad ei julenud tulla keskmängija 3 joonest ette poole. Elajas, et seal oli üks loomees, kes tegi haiget. Aga filmis on näha ka, et lihtsalt Kossus on iga spordialas on tipptasemel eriti on palju omavahelist nagelust ja sellist nagu kõik mängu juurde, no. Ja ma mõtlengi, aga kas teil nagu psühholoogiline, jah. Ja ongi just, aga kas teil näitlejatena et oli ka vahel nii, et kuna filmi tegemine on ka meeskonnatöö, on ju. Et seal tekib, et umbes Sagariga see ikkagi oli, et nagu Sagar või Ovega, et sa ei olnud, Metstak ei olnud selline, siis sa oled mingi nagu siukest nagu päris elu. Võib-olla sellist sportlikku viha või mingit siukest asja siis kui välja ei tule, Et siis kui see järjest kütad ja et seal niimoodi uuesti ja ei lähe see pall läbi rõnga, et pead sisse saama, et siis tekib küll jah seda sportlikku viha. Aga nagu näitlejad oma vahel nagu mul ei tulegi meelde. Maataniga said ühest toas. Psühholoogi olime jah. Hakkas seal hakkas. seal olime, Tihemetsas olime. Ja, teed see asjad vedelema, mulle ei meeldinud. Oma mingid tšakra. Jõle tüütu reis. Mingid rätikud vedelevad reis. Kuljused, mingid need viirukid. Meil natuke oli ütlemistele. Vegan juust oli. Ta koristas ära. Aga natuke psühholoogilist nagu seda töötlemist oli küll, et kuna meil Spartaki mehed, kes meil see finaalides, need olid ikka kollid, olid vastas, sa ei saa lihtsalt jagu, et siis sellist nagu natuke siuke, et aga see siin on lava või ma natuke ikka mainisin ära, et kus nad on. Et seda ikka ütlesin neile jah, et nad natuke see ei ole plats siin, et see on lava ja me oleme näitlejad. Üks tsitaat sellest filmist, mida me näinud üle ka ühte klippi väikest nägin, seal oli lihtsalt see, ma naersin, lihtsalt südamest oli see, et kurat Spartaki meest niisugused viinahaisused, mulle pilt tasku. See oli või oli Dünamo või? Pilt tasku. Dünamomehed, ja. Mingi ükskiri Venemaa kolkas, mingi palju mängu, täpselt, kus summa oleks põrandast läbi. Poiste siuke viinahais, mulle pilt tasku. Et siis vist oli ka aeg, kus ikka, võib-olla Eesti poisid mitte, aga ega pitsi. Tead, ära ütle, aga ma siin ei hakka, tähendab, ma tean. Et ikkagi on õllega mängule mindud. Ja ikka on mindud nagu. Aga sina lavale... Kas on juhtunud või? Paar korda elus on juhtunud, tunnistan. Stavandi tunnistus. Jääk nähkudega tegelikult. Et mitte otseselt niimoodi, et ma enne olen võtnud, aga niimoodi, et ei ole nagu korda saanud järgmiseks õhtuks. On juhtunud pärast esikapidu. Stavandi just oma selles päris hea stand-upi Sorra oli näitlejate stand-up, muidu on nagu ta on, aga tal oli väga hea. Ja siis tema rääkis ka, kus ta oli härjaks tõmmanud ennast kuskil enne Saaremaa mingit etendust ja siis mängis mingis ohvitseri, et see oli päris värvikas. Ja kuidas ta käskirjad pärast seda sai ja niimoodi, et nii. No seda ma ei ole teinud. Aga mis su pahed on? Kui minna nagu, on sul mõni pahe või? Absoluutselt mitte. Jah, muidugi puhas poiss on ju. Kui siin 3 kaamerat filmib, siis me oleme kõik, mul ei ole ühtegi. Mul näiteks sul on või? Sa võtad mingit napsu või? Ei, ma olen ampullipoiss ise ka, aga... Ampullipoiss? No jah, mul on sellised probleemid. Aga ei ole umbes sul... Seda ma olen pannud, jah. Ampulli või? Ikka oled siis või? Et sa oled tundnud ka, et ikka läheb ikka... Läks liial ükskord, jah. Umbes 10 aastat tagasi. Aga praegu, et lihtsalt natuke saad võtta või? Nii hull ei ole. Okei. Võid vanusega läheb tüütuks ka, palju sa jood. Ei, mina seda ei oska ikkagi. Aga mis teha? Läheme lõbusa rubriigi juurde. Meil on siin iga külalisega rubriigike, mille nimi on... Lisaaeg, oota, ma teen selle kõlli ka.
see on selline lõbus mänguline osa. Siit ja alkoholismi teemast läheme. Ja nüüd lisaaeg. Lisaaeg. Ja see stopper markeerib lihtsalt seda, et vanasti siukest stopper, jah. Me oleme siin valmistanud ette igasuguseid erinevaid mänge, mitte isegi mänge, see on tobe sõna selle kohta öelda. Meelelahutust. Jah, et mis nagu käiks siis iga külalise nagu pihtavaid, seotud külalisega. Rohkemal või vähemal määral. Jah, nii et Kaarel andis siis mulle selle au seekordse siukse segmendi välja mõelda ja kuna tegemist on Kristjan Sarvega, siis näitaks sulle pilte erinevatest sarvedest. Ja siis sa pead arvama, millise looma sarv on pildil. Ainult Mattias tuleb sellised asju välja mõelda. Intelligentset meelelahutust ikkagi. Ei no kits on mingi, aga missugune no? Kalju kits. Mis sa tead? Sa tead? See on... Liga ma nime küll ei oska öelda, no. Mis hästi see on mingi habemega tüüp. Toomas. See on nagu tentakel ka veits. See on kasell. Kasell, nii tundub, et no, okei. Ei, sa ei pea häbi tundma sellest, me ise ka ei teaks neid. Nii, see on põnev, see on mu üks lemmiksarvi. Kui sa vihjetad, me võime anda. See on mingi detail sellest sarvest või? Üks osa vist, tal on, võib olla tal isegi 2 sarve. Kisub põnevaks. Võib-olla on ka looma nimes sees sõna sarv. Nina sarvik. Ma oleks Edgar Savisaarine varsti tahtnud jõuda ikkagi. Nüüd nimi on Nina sarvik. Oli või? Nii, oota, kumba pidi see käib? Nii. Aha. 3. sarv Kristjan Sarvele, ära arvata. Või see... On see sarv? Muidugi on. Või nii või? Vahet ei ole. Tagurpidi, jah. Kummal poolt ma olen, mis asja... Kas sa Turovski, jah? Siin on silm vihjeks. Siin on silm. See Turovski. See on silm. Siin on silma osa, jah. Kuidas ta need sarved, siis on niimoodi? Jah, äkki. On või? No see on mingi jäär, no. Jäär. Kuidas jäär või... Oinas, jah. Oinaline jäär, see on põhimõtteliselt sama. Sama, jah. Jäär vist on nagu... Abet minust ei ole. Jäär ei olegi nagu oinas. Ram, jah. See Dodge. Kas sa Turovskit oskad järele teha või? Ei oska. See võiks tööd tegema. Ega see sama ka ei... Küsime veel, keda ta oskab järgida. Mul läheb aega. Aga kas sa Elar Osilat oskad järgida? Ei oska. Küsiga. No, keda veel? Ma oskan Urmas Vainot teha seda saatejuhti. On ju täiesti tundis ära. Kristjan Sarvele 4. sarv. Arvata ära. Vihjeks võin öelda, et see on esimene pool sellest on see on ju, vaata, tal on kõrvas ju, see rõngas ju, järelikult on karjaloom, järelikult on kuskil Sotimägi või? See on Turovski tasemel teadmised, tuli otse 3. Kristjan Sarvelt. Viimane. Isver Susver. See ei ole siuke asi, mida me ära udutama peame pärast. Me ei pea teisi ka need enamus. Teda see mingi kits on ju, aga mis kits? Nagu ment või? Ära ütle ment. Nii. Ma tean. Ära ütle, et ment. Eks sul tütart ei ole? See on mingi tünga värk või? Ei, see ei ole. On see sarv üldse? See ei ole, tundub siit poolt vaadates nagu bagett oleks, aga... Ma annan vihje, väga hea vihje. Eesti, neid ei ole päriselt olemas, aga Eestis on neid juba üsna palju. Mis asi, unicorn, jah. Oi, mis see oli? Ikka väga hästi. Kuule, aga Kristjan Sarv imeline. Ei jõua juba oodata, et meil filmi näha, sest me ei ole seda näinud kindlasti. Me tahaks näha, nii et esikal näeme ja te olete rohkem näinud kui mina, mul on tunne. Ja tähendab, ei ole, me ei ole. Nii et aitäh, et tulid. Ja lõpuks üks nagu näitleja, kellel on mingit attituudi ka nagu. Jah, just. See on nagu veits Robert De Niro, Bruce Willis, vaata, ma pean intervjuud. Ja samas tegelikult jumala sooja inimene. Tahate karakterit, ma teen. Ja, easy.